2011. aasta oktoobris Tartu Tamme jalgrattaklubi baasil loodud Rein Taaramäe rattaklubi alustab tänavu oma teist täispikka hooaega. Alates eelmise aasta augustist on klubi peatreeneri kohal endine Kalev Chocolate tiimi profirattur ning vahepeal ka Prantsusmaal amatöörileiba teeninud Silver Ao. Eelmine aasta siis alates augustikuust asusin Rein Taaramäe rattaklubi peatreeneri kohale. Ja ütleme, et neid põhjusi oli täpselt nii palju kui kaks, et Rein Taaramäe rattaklubi oli hädasti peatreenerit vaja, sest endine peatreener siirdus Audentese spordikooli õpilasi juhendama. Ning olin esimene, kellele pakkumine tehti ning üldiselt ei mõelnud kaua, kuna see sobib hetkel ka minu plaanidega hästi ja on soov midagi ka rattaspordile tagasi anda. Kuna peatreeneri kohale asus Ao alles augustis, siis tervet eelmist hooaega on tal praegu raske hinnata. Küll aga näeb Ao suurt sammu edasi võrreldes mõne aasta taguse ajaga. Võrreldes selle organisatsiooni või klubiga, mis siin Tamme staadionil varem oli, siis on asi kõvasti edasi läinud. Noortel on palju paremad tingimused igal juhul. Et kõik vajalikud tingimused on loodud, et keegi võiks kuhugi kaugele jõuda. Algavalt hooajalt soovib peatreener eelkõige seda, et kõik õpilased endast alati 100% annaks. Kindlasti ootan seda, et mehed annaksid igal võidusõidul, kus me väljas oleme, endast 100%. Et ma ei nõua kelleltki, et ta peaks iga võistluse võitma, kuid ma ootan seda, et ta annaks antud hetkel 100% endast. Aasta peamised eesmärgid on siiski Eesti meistrivõistlused nii maanteel kui ka trekil ning kindlasti, kuna Saaremaa tuuri ei toimu, siis liitseltskonnale esimese kategooria võidusõidud. Algaval hooajal on Rein Taaramäe rattaklubi kasvandikest Prantsusmaal amatööride leeris sõitmas Martin Laas ning välistatud pole ka Villu Jõgi suundumine Prantsusmaale treenima. Ao hinnangul on oluline välismaal end proovile panna, kuid rattur peab selleks esmalt ka vaimselt ja füüsiliselt valmis olema. No mina isiklikult arvan, et kui üks sportlane tahab kuhugi kõrgemale jõuda, siis kindlasti on see õige samm minna Prantsusmaale või siis ütleme välismaale tervikuna sõitma. Aga see oleneb nüüd sportlase treenitusest ja isegi küpsusest ütleks. Ao sõnul on Rein Taaramäe omanimelise rattaklubi tegemistega väga hästi kursis ning võimaluse korral aitab ka ise nõu ja jõuga. Pean ütlema, et Rein on väga hästi klubi asjadega kursis, et kohati on tundnud isegi ette selliseid juhuseid, kus Rein sõidab mõnda tuuri ja puhkepäeval tegeleb hoopis meie klubi asjadega, et kas see on siis pisemad asjad või töömahukamad asjad, aga ta on üsna hästi kursis. Reinu panus on kindlasti see, et kui nii võib öelda, siis Rein on nimisponsor. Et Reinu nimi ning Reinu osalus siin klubis on juba seetõttu äärmiselt suur, et kogu meedia huvi põhimõtteliselt ikkagi keerleb tema ümber. Ning Rein on toetanud klubiga rahaliselt. Rein puutub noortega kokku täpselt nii palju kui võimalik, et kui sügisel Reinul oli maanteeaeg läbi ja ta sõitis siin Eestis süklokrossi võistlus, siis täpselt nii palju kui ta sai, oli ta ka ühistreeningutel kohal ning kõik noored said teda oma silmaga näha ning parimal juhul ta ka paariski sõita. Praegu on rattaklubis ettevalmistus algavaks hooajaks juba alanud. Loomulikult lumega noori poisse ja tüdrukuid rattaga õue ei saadeta, rõhk on pigem üldfüüsilisel ning tegeletakse ka teiste spordialadega. Talvise ettevalmistuse koha pealt nii palju, et alates siis meesjunioritest on kindlasti 2 korda nädalas jõusaalitreeningud ehk jõutreeningud ning neil on ka rattasõidu osakaal suurem kui siis noorsportlastel. Ning noored kuni siis meesjunioriteni, neil on kindlasti
kindlasti rohkem üldfüüsilist ettevalmistust, mis tähendab siis jooksmine, suusatamine, jalgpall, korvpall ning ujumine. Rein Taaramäe rattaklubi poisid Raimo Lätte ja Roger Jurman on trenni tegemise ja treeneriga väga rahul ning ka tulevikuplaanid on suured. Mulle meeldib kõige rohkem siin seltskond ja siis meil on väga hea treener. Tulevikus tahaksin ikkagi minna profiklubisse kuhugile. No kindlasti meeldib seltskond ja treener ja et siin saab päris hästi trenni teha. Et Silver Mäge ja tulevikus tahaks ikka saada Orika Greenwichi sõitma. See on selline õnnistuste tiim. Et tahaks ikka suurtuulide ralli jõuda. Praegu on Rein Taaramäe rattaklubis alla 18-aastaseid rattureid ligi 30. Täpset arvu on peatreeneri sõnul raske määrata, sest kõige nooremate poiste ja tüdrukute trennis käimine on kohati kaootiline. Klubis tulevatele noortele omalt poolt pakume kindlasti suurepäraseid tingimusi treenimiseks ning ütleme nii, et kui tuleb laps treeni ja tal ei ole ratas, siis ilma ratata ta ei jää, et mingi võimaluse me kindlasti leiame. Et tulevikus ongi visioon selline, et me suudame pakkuda igale treeni tulevale lapsele siis ka jalgratta sõita. Huvilised saavad ühendust võtta kas siis telefoni teel, meili teel ning alati on võimalus ka ise kohale uudistama tulla, et ka see moodus ei ole välistatud. Et kedagi me välja võtame sõbralikult külalised vastu.